Tere tulemast tagasi minu kanalile, on aeg teha uuesti üks väike Q&A ja nagu ikka, ma panin Instagrami küsimuste boksi ja panin ka selle anonüümse variandi ja neid küsimusi ikka tuli. Nii et ega pikka juttu polegi, hakkame siis kohe pihta. Need on alati nii põnevad iga aasta, ma olen mingi, mis te kõik teada tahate? Väga juicy. Nii. Võtame siis lahti kõigepealt Instagrami, kuna seal on alati sellised natuke leebemad küsimused, sest miskipärast inimesed ei taha väga oma näoga küsida juicy küsimusi, ainult anonüümselt, aga it's fine. Kas sa oled õppinud treeneriks või läbinud mõne koolituse? Ma ei ole mitte kunagi ühelgi, kui sa mõtled workshopid, siis neid ma olen väga palju võtnud, aga niisugust, et keegi õpetab olema treener, minu arust ma ei ole. Ja ma ei ole ka õppinud, sest nagu Eestis nagu väga ei ole selliseid variante, neid on väga vähe minu arust ja ma ei tea, ma tunnen, et see on täpselt selline töö, kus ma isiklikult tunnen, et ma ei vaja paberit, et tõestada, et ma olen milleski hea. No räägitakse midagi nendest kutsetasemetest ja asjadest, aga nagu ma ei ole sellesse süvenenud ja ma ei tea, ühesõnaga, ma ei ole, aga ma ütleks niimoodi, et elu on õpetanud, kui see on hea vastus, ma loodan. Milline on olnud kõige meeldejäävam reis? Miks? Tegelikult ma ütleks, et neid on 3. Ma ütleks kindlasti Türgi, sellepärast, et selline girls trip soojal maal, all exclusive. See on nii tore ja meil oli niivõrd äge reis ja nii meeldejääv, et ma nagu täiega igatsen seda, et saaks mingi girls tripi, et sa lähed kuskile soojale maale, sul on mingi bikiinid ja värgid, sa oled seal mingi passu ääres ja ma ei tea, õhtul lähed kuskile välja, et nagu see oli nii tore ja ma kindlasti tahaks seda veel teha. Ja siis ma tooksingi välja oma Beyoncé reisi. See oli lihtsalt äge selles mõttes, et kogu see Beyoncé kontsert oli lihtsalt nii unreal ja jätkuvalt see, et me sinna vippi saime ja ühesõnaga 100 muud asja, seltskond muidugi ja minu arust see oli meie esimene reis koos ja nüüd see Amsterdami reis oli samuti väga meeldejääv lihtsalt selle pointiga, et jälle seltskond, Nicki Minaj'i kontsert ja muidugi see, et me seal live sexual käisime, nagu neid mälestusi nagu lihtsalt ma jään igavesti meenutama, sest nagu need reisid on lihtsalt olnud imelised ja nii imelik on mõelda, et eelmine aasta ma käisin, ma ei tea, mingi 7 reisil, mul on tunne ja siis see aasta, ma unustasin Eurovisiooni reisi. No okei, ma ütleks, et ta oli nagu tööreis, et ta ei, nojah, lasteaeda. Et eelmine aasta mul oli nii palju reisi ja see aasta mul pole ühtegi. Ma ei ole veel planeerinud, aga nagu eelmine aasta selleks ajaks oli mul planeeritud juba Amsterdam, Türgi, Rootsi, Poola, ühesõnaga juba nii palju oli selleks ajaks, et ma olen mingi, I'm staying behind. It's fine. Ja, väga tahaks reisile minna. Kas Eestis tantsijana elab reaalselt normaalselt ära või pigem mitte? Täiesti oleneb. See oleneb nii väga sellest, mis projekte sa teed. Kas sa oled erinevates kohtades, kas sa oled ainult ühest nagu mingi, ma ei tea, produktsiooni või esindustiimi all. Kuidas sul tutvustega on? Kas sa annad trenne? Nagu kas sa esined ainult või sa annad trenne ka? Seal on nii palju selliseid kihte. Nagu sellest mis oleneb kindlasti ka hooajast, et näiteks sügis-talv on väga kiired ja kevad-suvi on pigem rahulikud. Ma ütleks, et ma elan hästi ära. Ma nagu ei pea muretsema, et nagu mis saab, sest kuidagi kõik nagu, ma ei tea, kõik on nagu fine. Aga mul on ka see, et ma annan trenne, ma olen mingi 2-3 erinevas mingi selles esindusgrupis, et nagu mul on munad hästi paljudes korvides ja võib-olla see on minu selline väike pluss, et ma ei olegi ühes kohas ainult, sest et see hirm, et kui võetakse see üks ära, siis ei olegi rohkem midagi. Et mulle meeldib mõelda nii, et mul on erinevates korvides, et siis kui üks asi kukub ära, siis ei ole hullu. Praegu kõik, mis mul alles on tegelikult täpselt see, mida ma tahan teha. Et kuskil blogis ma ka rääkisin, et mul déjà vu kadus ära ja tegelikult ma enam öötööd ei tee. Et tegelikult elu puhastab ise ennast. Aga ma usaldan elu ja tegelikult siiamaani on kõik praegu fine olnud. Praegu on väga vaikne esinemisperiood, nagu imelikult vaikne, aga ma usun ja loodan, et see läheb paremaks. Millised on sinu karjäärialased eesmärgid? Kui ma võtan tantsijana, siis ma tahaksin olla sealmaal, kus ma nagu kinda olen seal,
võib-olla veel rohkem, tahaks olla nagu rohkem arenenud tantsijana nagu füüsilises mõttes, et ma suudaksin rohkem asju teha, tahaks rohkem kogemust, isegi kui mul seda väga palju juba on. No trennide mõttes mul on hästi, ma tunnen, et ma olen täpselt nendes esindustiimides, kus ma olla tahan ja lihtsalt tahaks jõuda veel kaugemale. No muidugi see Eurovisioon, et tahaks kunagi sinna lavale jõuda tantsima. Ja tahaks lihtsalt olla niimoodi, et niisugune tunne, et nagu, mida ma olen sellel aastal aru saanud, mul on siin olnud väga rasked ajad, küll te vlogidest näete. See aasta on minu jaoks olnud nagu, ma aimasin, et see ei saa olla nii, et mul iga aasta on nii hea aasta, et mingi aasta peab see langus tulema ja see aasta see langus tuli. Ja ma olen siin struggle inud, mul on olnud, ma ei usu, et mul depressioon päris on olnud, aga ma olen olnud väga low, nagu väga traumeerivalt low, et jah, ühesõnaga ja see on kindlasti seotud trennidega, kus ma olen sellel aastal hakanud tundma seda, et võib-olla ma pole piisav treener ja nagu noh, mida kõike veel. Ühesõnaga, miks ma siia tahtsin tulla? Ma ei tea, mis ma sellega öelda tahtsin. No, ennem ta oli mul niimoodi, et mul oli trennides stabiilsus, aga praegu mul ei ole seda, sest mul on võistluste periood ja see tähendab väga palju ebastabiilsust, mis on väga hirmus. Nii et jaa, tahaks lihtsalt olla õnnelik ja edukas. Ja, mida soovitaksid teha inimesel, kes sooviks tantsuga alustada, aga ei tea, kust alustada? Oled nii tore. Mina soovitaksin teha nii. Tee väike research. Uuring, sorry, ma räägin nii palju inglise keeles. Mis sa tahad? Mis on su eesmärk? Kas su eesmärk on lihtsalt liikuda? Kas su eesmärk on mingi kindel stiil ära õppida? Kas su eesmärk on saada professionaalseks tantsijaks? Et kõigepealt sea paika see, kas Joosep tahad tule minu juurde? Tule! Kohe tuleb. Opa, tule siia. Tule meie juurde. Ei taha tulla. Okei. Tõsi pole. Okei. Ühesõnaga, et tee endale kõigepealt selgeks, mis sa teha tahad või mis su eesmärk on. Ja siis, kui sul on see plaan paigas, siis jällegi tee väike uurimustöö, et kui sa leidsid stiili, siis vaata, kus stuudites antakse seda stiili, siis kui sa tahad nagu professionaalseks tantsijaks saada, siis ma ütleks niimoodi, et leia see mingi niuke stabiilne treening, mis hõlmaks võimalikult palju erinevaid stiile, et nagu kas sa lähed siis ühte stuudiosse ja proovid erinevaid stiile seal või siis sul ongi ühes stuudios üks trenn, teises stuudios teine, et tegelikult ma ei taha öelda niimoodi, aga nagu ikkagi mida rohkem sa proovid erinevaid stiile, seda rohkem sa ka arened. Minu arust, võib-olla mõni kategooriliselt ei nõustu minuga, it's fine, aga ja ma lihtsalt olen näinud seda nagu pealt, et nagu tegelikult ikkagi see erinevus rikastab. Ole konstantne või noh, consistent, stabiilne nii-öelda, et kui sa käid ka niimoodi mingi kord nädalas käid, siis ei käi, siis ega see areng ei toimugi väga kiiresti. Ja lihtsalt sa pead leidma selle jõu endas, et olla väga pidev, avasta uusi inimesi. Selles mõttes, et Eestis on väga palju ägedaid treenereid, kes annavad väga palju ägedaid erinevaid stiile, mis on väga arendavad. Nii et kui sa ei tea kedagi või nagu kui sa oled lost, siis küsi alati tantsijatelt. Noh, võid mult näiteks küsida, ma oskan sulle enda arust, oskaks kindlasti suunata sind kuidagi moodi, et mis stiili sa soovid ja siis ma umbes aiman, kes võiks seda anda sulle. Et selles mõttes ära karda küsida. Ja kõige tähtsam on minna sellise mõttega, et ära karda failida, sest et tantsimine ei tule üleöö. Nagu professionaalsed tantsijad siiamaani õpivad tantsima. Nagu siiamaani nad on mingi, it could be better. Et nagu see ei ole see, et ma käin 2 trenni ja nüüd nagu I got it. Ei, see on nagu, see ongi see nagu Ülemiste või see Tallinna linn, mis ei saa kunagi valmis. Et nagu tantsijana sa ei ole kunagi seal nagu valmis, nüüd ma olen valmis produkt, sa nagu alati leiad kohti, kust sa saaksid ennast veel arendada. Ära karda seda väikest nagu teekonda, et tantsimine on maraton, mitte sprint. Vot. Et ei ole vaja ruttu jõuda kuskile. Kuidas sa jaksad? Tundub, et sul pole üldse sellist akude laadimise aega. Kuidas taastud? Ütlen ausalt, mul on olnud väga palju hetke, kus ma olen mingi, oh my god, ma ei jaksa, aga lihtsalt selline meelekindlus, sihikindlus, viib mind edasi. Ma mõtlen lihtsalt seda, et nagu ma tahan jõuda nii kaugele, et igas nagu selline vahele jätud päev on nagu raisatud aeg. Et ma saan aru, et puhkama peab ka ja olen teinud seda nüüd. Selles mõttes mul on väga stressirohke aeg, mitte üldse sellel pointil, vaid ongi need võistlused võtavad nii palju nagu stressi, annavad, tähendab.
aga siiski, kuna mul ei ole väga palju esinemisi hetkel, siis ma jõuan nagu taastuda õnneks. Ma kindlasti võiksin seda teha rohkem ja ma tunnengi veits, et elu on nagu praegu mulle andnud selle võimaluse, et ma saan rohkem puhata, mis on tore. Nii et ja ma kindlasti olen hakanud seda rohkem prioritiseerima. Ma olen teinud juba nii palju, et ma olen nagu näiteks eratundides ma kunagi olin nagu mingi, ma olin nõus kas või vere ninast välja jooksma või mis iganes see väljend on. Et umbes mingi tulen, ma ei tea, pühapäeval kell 10 ja teen umbes enda tunnid, siis teen vahele või peale oma trenne või olen niimoodi, et umbes päeval on kontor ja siis 5 tundi ootan, et õhtul 21.30 teha trenni. No, ma olen selles mõttes juba arenenud, et ma olen mingi, mul on kindlad tööajad, millal ma eratunde teen. Et sellest ma olen uhke endale, et ma olen väikse piiri juba endale seadnud. Et I'm trying, okei. Kas ja kui jah, siis mitu last sooviksid saada? Ma sooviksin kindlasti mitte veel ja ma tahaks 2. Ma tahaks tüdrukuid. Oh my god, ma loodan, et mu future child ei vaata seda, kui ta on poiss. Aga see on niisugune 33, 34, 35 pluss, ma arvan. Ma saan aru, et siis ongi raskem last saada, aga küll ma leian viisi. Nii. Kui saaksid praegu ülikooli minna, mida õpiksid? Ma arvan, et ma õpiksin mingit sotsiaalmeediat või turundust, sest ega mind muu väga ei kõneta. Nagu tantsualaselt ei ole päris sellist haridust, mida ma ülikoolis sooviks õppida. Ja mulle väga meeldivad numbrid, aga ma saan aru, et mulle meeldivad sinnamaali, kus ei ole tähti sees, kus ei ole, ma ei tea, mingid muid X-asju, et on loogika. Ja ma kunagi käisin ju raamatupidamist õppimas, aga seda ma ei õpiks uuesti. Kuidas alustada sotsiaalmeediaga kui tööga? Mina mäletan, et mina alustasin niimoodi, et siis oli veel selline asi nagu promoti. Mul on tunne, et seda rohkem ei eksisteeri või kui eksisteerib, siis mitte nii suurelt. Aga ega alguses peadki natuke sellist nagu musta tööd tegema, et tegidki toodete eest reklaami ja selles mõttes kõige tähtsam on see, et sul peab olema huvi. Kui su ainuke huvi on see, et sa tahad raha teenida, siis ega see ei vii sind kaugele. Sul peab olema reaalne huvi, et sa tahad et need videod ja pildid, mis sa teed, näeksid head välja ja et sa tahad midagi innovaatilist teha ja ühesõnaga minu esimene koostöö, ma ei mäleta, kas see oli selle Biodermaga või see oli A. Le Coq'i nende Vitamineral veedega. Võib-olla oli Vitamineral ja ma tegin ju mingi räige video. Ma panen selle siia. Ma ei tea, kas te teate, aga see ma nägin vaeva, et seda videot teha. Ma mingi tantsisin, ühesõnaga see oli ainult toodete eest ja see oli hea alustala, millelt alustada. Ja ega lihtsalt peabki võtma kätte ja hakkama pihta kuskilt otsast. Et tegelikult on tänapäeval väga palju ägedaid koolitusi, kus õpetatakse sisu looma, õpitakse, kuidas ennast turundada. Et tegelikult neid kohti on nii palju, et pigem teha väike selline uurimustöö, et mis sulle võiks sobida. Ja siis hakata pihta vaikselt. Ja millest ma olen aru saanud, et ära üldse karda kirjutada brändidele. Näiteks, kui sa tunned, et sa ei taha oma näoga teha või kui sa tunned, et sa ise võib-olla ei tahaks ennast influencerina reklaamida, siis see UGC content, mis on siis user generated content, seda saab ka teha, kus ongi see, et sa teed firmale ehk brändile, teed sisu, mida nad saavad postitada oma kanalil, aga sa ei pea seda omale postitama kuskile, et see ongi selline hästi vaba maa. Võta aga munad pihku ja hakka pihta, ütleme nii. Mis tantsustiili tahaksid proovida? Tegelikult mind on paelunud alati selline contemporary vibes, aga ma pole vist kunagi käinud üheski contemporary classis. Tegelikult see on nii lihtne seda lihtsalt minna proovima, aga ma ei ole viitsinud ja ju siis see pole ka mind nii väga tõmmanud. Ja tegelikult house on ka selline, mis on täiega vinge. Ma olen house'i vist proovinud küll, et need 2 on sellist ägedat stiili, mida tahaks proovida rohkem. Mis teeb tantsu eriliseks sinu arvates? Ma arvan, et tantsu teeb eriliseks see, kui palju head energiat see sul annab. See on nii haige vahepeal, näiteks mul tulevad eratundi mingid naised, kes ongi nädalas korra, siis tantsivadki minu juures ja nad on mingi, ma lähen siit alati nii hea energiaga ära, tants on nii äge ja nii äge liigutad ennast, siis ma olengi et tants annabki päriselt nii palju seda dopamiini, et sa oledki nii hea energiaga, et nii veiter on mõelda, et ma saan seda teha oma tööna igapäevaselt, et
võib-olla nagu ma ei oska seda enam nii palju hinnata, aga tegelikult see ongi nii, et nagu tants annab nii palju head energiat. Ja pluss see, et nagu iga inimene on nii erinev, nagu see, kuidas inimesed lähenevad tantsule, on nii erinev ja nii äge, et vaadata, kuidas lihtsalt mingi teos ärkab ellu inimese keha peal. Nii naljakas, et me lähme kõik kuskile platsile ja siis teeme samu asju kehaga ja siis see näeb hea välja. Nagu, ma ei tea, see kõik nii äge ja mindblowing, kui palju tegelikult ka kehad on võimelised tegema, nagu ma arvan, et kõik näinud mingid haigeid videosi, kuidas inimesed, ma ei tea, teevad mingid keha väänamisi ja hüppavad ja kargavad ja sa oled mingi, kuidas üldse võimalik on. Et nagu inimese keha on amazing. Kui vanalt sa tantsimisega alustasid, sa oled nii kena ja tundud mega tore inimene. Ovi. Professionaalselt ma arvan, et ma alustasin koroona paiku. Võib-olla suts enne. Jah. Enne jah. Ma ei tea. 6-7 aastat. Ja. Aga ongi, et ma olen, lapsena ma käisin rahvatantsus ja olin ise õppija, et võtsin YouTube ette ja õppisin ja. Okei, aga lähme nüüd nende anonüümsete küsimuste juurde. Tantsukool või tantsija, kes sind üldse ei sümpatiseeri? Ma aiman, miks seda küsiti. Ma ei hakka seda ühte stuudiot siin mainima. Ma arvan, et kõik teate. Aga tantsija. Tahate juice'i või? Kes mind üldse ei sümpatiseeri? Okei, lähme juice'i peale, siis mis seal ikka? Oli üks tantsija, kes pole eestlane, kes siis täiega halvustas tiibkaalat ja oli mingi issa, kui halvasti see on korraldatud ja nii, sest et ta võitis mingeid asju minu arust, kuigi ta ei olnud väga hea, I'm sorry. Ja siis ta oligi mingi, ma ei tea, see oli kõik nii veider, siis ta tegi oma tantsuvõistluse, mis oli fail, nagu kas seal üldse tuli kedagi, ma ei tea, ühesõnaga väga halb. Ja mulle ei meeldi sellised inimesed, kes tulevad niimoodi ülbama, nagu selle hetke ma tahaks öelda, et aga tee siis parem. Ja siis ta tahtiski teha seda, et ma teen siis parem, aga see ei olnud parem. Nii et jah. Aga nagu ma ütleks ka niimoodi, et koreograafidest. Minu jaoks on väga palju määrav see, milline on see iseloom sellel inimesel. Et nagu kuidas näiteks, kui tuleb mingi treener, koreograaf, kuidas ta suhtub nendesse inimestesse, kes seal saalis on, kuidas ta paneb meid tundma, kuidas ta räägib, et see on nagu pool sinu tööst, ongi see, et sinu iseloom. Sa võid olla nii hea tantsija, aga kui su iseloom on BS, siis nagu sa rikud väga palju ära. Ja ma ei tea, call me crazy, aga näiteks ma käisin ju Janis Marshalli seal workshopil ja mulle tema iseloom üldse ei meeldinud. Nagu, ma räägin nagu ausalt, et ta võib-olla on tore inimene, aga lihtsalt ta ei jätnud seal kõige paremat muljet. Nagu tal oli see mingi assistent kaasas ja mul oli tunne, et nagu ta enamus ajast keskendus oma assistendile, et teda parandada, kui seda, et parandada meid. Kuigi meid oli tõesti väga palju seal, aga siiski nagu see kuidagi overall attitude ei sobinud mulle üldse ja ühesõnaga see on lihtsalt minu isiklik arvamus. Võib-olla ta on väga tore ja kõike seda, aga nagu ma ei saa sellest nagu haibist aru, mis tema ümber on. Aga that's just my opinion. Jätkuvalt võib-olla ta on väga tore. You queen the way you are. Palun mitte võtta solvanguna, aga lihtsalt huvitav. Kas väikse rinna neiuna oled kaalunud kunagi oppi? Sa ilus nii, nagu sa oled. Nagu obviously ma olen mõelnud selle, et mingi, et mis siis oleks. Aga ma olen aru saanud sellest, et ma ei tahaks mitte kunagi nagu neid pum, eks ju. Kui ma tahaks, siis ma tahaks neid vihmapiisakujulisi, aga ma olen nii kitsakas ja peenike, et ma arvan, et mu keha kujule lihtsalt ei sobiks suuremad rinnad. Ja pluss tantsijana on palju lihtsam, kui sul on väiksed rinnad. Nagu see on mind nii palju aidanud hädast välja, et ma arvan, et mul ei ole lihtsalt mõtet teha. Kui ma kunagi näiteks lapsed saan, siis võib-olla, aga jah, praegusel hetkel pigem mitte. Ma saan aru, et tantsimine on päris suur osa su elust, aga mis on pikim periood, kus sa pole tantsimisega üldse tegelenud ja mis sa sel perioodil enda elust arvanud oled? Tundsid puudust, avastasid midagi uut enda kohta? Väga tore küsimus. Tead, ma arvan, et mul ei olegi olnud sellist perioodi, kus ma olen pikalt tatsust eemal. Võib-olla see koroona algus, kus trennid jäid ära, siis ma ei viit, aga samas ma ei olnud ikkagi tantsust eemal, ma ikka kodus töllerdasin ringi. Teate, ma arvan, et seda ei olegi tulnud ja ma loodan, et ei tule ka, sest nagu ma ei kujutaks oma elu ette ilma selleta. Ja.
Sest isegi suvel ju mõtled, et treene pole, ei, Maarit ikka annab treene. Mulle nii meeldib. Ma ei saa, mulle nii meeldib. Millalgi mainisid, et YouTube läheb kehvemini vaatamistega. Kas lühemaid videosi poleks mõelnud teha? Oleks lihtsam vaadata. Vaata, see nüüd oleneb sellest, mis su isiklik eelistus on. Ma näiteks üldse ei vaata seda, kui pikad kellegi videod on. Sellest mõttes ma vaatan neid nagu nii jupiti või siis vaatan kõik nagu järjest, et nagu ma ei vaata mingi, see on 27 minutit, seda ei viitsi mingi, see on 14, vaatan ruttu. No, ma ei vaata niimoodi. Ma vaatan kõike, mis mulle huvi pakub. Vahet pole, kui pikad need on. Ja ma teen ju videosi sisu järgi, et nagu ma üritan teha neid nädalavlooge, vahepeal tulevad pikemad, sest ma panen nagu mingid asju loogilisemalt nagu juurde, et ei kattiks ära, et kui mul on proovid, ma ei tea, kolmapäev, neljapäev, siis ma neljapäeva õhtul ei lõpeta vloogi ära, et ma panen reede ka, kus see esinemine on, et asja teha loogilisemaks natukene. Et ja vahepeal tulebki lühemad, vahepeal tuleb pikemad, et nagu see on nii nagu seinast seina. Eks ma olen veits nagu siin nagu veits demotivated, et nagu miks mul YouTube'is ei lähe hästi, aga samas ma mõtlen seda, et on inimesi, kes vaatavad mu videosi, nad väga armastavad seda. Kui ma neid teen õnnelikuks, siis ega väga vahet ei ole. Et muidugi ma tahaks, et oleks rohkem vaatamisi, aga võib-olla see on lihtsalt periood. Ja kuna mul on väga suur eesmärk see aasta jõuda YouTube'is järgi, siis ma tahaks näha, mis siis saab, kui ma järgi jõuan. Oh my god, see tuleb nagu nii äge, kui ma järgi jõuan. Oh my god, can't wait. Palun räägi lähemalt oma näonaha teekonnast. Ma olen kõike teinud, retsepti, keele ja asju ja 0 kasu. Mul on olemas akna video, ma jätan selle lingi siia, kus ma siis räägin kõikidest toodetest, kõikidest teenustest, kõigest väga sisukalt, et nagu võtta see hetk ja vaata seda. Kui ma nüüd praegu tagasi mõtlen, et mul läks ju siin suve lõpus uuesti pekki ja nii, siis mis ma kõike teinud olen, mis mul on toiminud, mida ma siis ei teinud, kui mul suvel pekki läks. Esimene asi, kord kuus vähemalt peaks käima näohoolitsuses, et keegi professionaal puhastaks nagu tugevamalt ära su või korralikumalt su näonaha ja siis kas mingi protseduur, kas mingi hape, keelkoorimine, mingi microneedling, mis iganes, et ikkagi saaks sellise korra kuus sellise väikse funksi, siis kindlasti see, et ma seda leposepi teen, ma ei tee seda enam tihti, ma teen nagu mingi kord nädalas ja siis panengi salitsüülhapet peale seda ja see on väga palju aidanud, siis kindlasti vitamiinid on mind hoidnud paigal. Ma mäletan, et suurem jama läks mul ära siis, kui ma proovisin sellist asja nagu tervisepüramiidil on, et mingi taimsed vürtsid ja mingi niuke asi, ma jätan selle siia. Nagu ta puhastab soolestikku, kõike seda, seal on need toksiinid, et proovige seda. Või siis üldse vitamiine. Ja mis ma veel teen? Näomaski, puhastan alati õhtuti ilusti mingi ära ja joon palju vett. Ja ära kaota lootust, lootus on olemas. Lihtsalt sa pead leidma selle õige asja enda jaoks. Ja ma soovitan minna minu kosmeetiku juurde, sest tänu temale ma sain enamus jamast lahti. Nii et ma jätan minu kosmeetiku info siia, et päriselt, kes iganes sa kirjutasid mulle, mine proovi ära. Kuidas sul meestega läheb? Nagu mul on see asi lausa nagu miinustes, et nagu mul ei lähe üldse. Ja ma ei tea, ma nagu tunnen, et it's fine. Selles mõttes, et ega ma nüüd väga paljust ilma ei jää. Et mul on nii palju asju üles, mida ma saan teha muud moodi ja ma tunnen lihtsalt, et ma ei tahagi leppida kõigiga. Ma tahan, et see mees oleks selline, ma näen, et ta annab mu elule päriselt väärtust juurde. Eks ta on vahepeal kurb, näiteks ma lähen jälle pulma, et nagu võiks ju olla mingi kaaslane, aga ma usun, et iga asi omal ajal, nagu mul elus on ikka asjad olnud, et iga asi omal ajal ja kuna ma olen igast reaalselt sitast läbi käinud nende meestega, hiljutised uudised, mul on ikka tunne, ma tahaks lõuksi anda sellele vennale. Ma saan aru, mida ma väärin, mida ma tahan ja ma võib-olla oskan ka rohkem näha sellist manipulatsiooni, ühesõnaga sellist käitumist, et teada, et see ei ole õige. Ma lihtsalt usaldan elu. Kui see mees peaks mu ellu kunagi tulema, siis ta tuleb. Ma praegu tegelen endaga ja Joosepiga ja ma arvan, et sellest praegu piisab. Ja mul ju kaardid siin on öelnud, et mul tuleb sellel aastal lõpus. Ühed kaardid ütlesid, suvel tuleb. Nii et vaatame. Eks ma hoian teid kursis. Kuule, kas sina tahad videos nii väga olla? Ma nägin täna öösel unes, et ma olin oma vanas korteris ja ma miskipärast
läksin sinna kuidagi ja siis see oli tehtud Airbnb-ks ja siis nagu teine versioon Joosepist oli seal ja siis ma olin mingi, miks ma Joosepi siia jätsin, siis ma olin mingi, oota, aga mul on ka Joosep ju kodus ja siis ma olin mingi, oota, ma läksin sealt korterist ära, võtsin uue kassi ja jätsin teise kassi sinna. Nende mõlema nimed olid Joosepid, eks ju, ja siis nad järsku olid seal koos. Siis ma olin mingi, nad saavad läbi ka oma vahel, et mingi nad musitavad. Ja võib-olla see on nagu märk, et kas peaks teise kassi võtma. Ma ei tea. Ühesõnaga. No voodake, ma ei tea, kas te näete, aga voodake. Okei, nii. Ahaa. Okei, siin on mingi aknateeme jälle. See ei ole küll küsimus, aga olen pikalt olnud su YouTube'i jälgija ja korduvalt mõelnud sulle kirjutada. Sarnaselt sinuga võitlesin 12 aastat aknaga, kui lõpuks otsustasin, et nüüd aitab ja hakkasin võtma Rokotane. Ka minul olid seoses selle ravimiga hirmud, kuid lõpuks ei olnud mul 9 kuu vältel ühtegi muud kõrvaltoimet kui kuivnahk. Ma ausalt soovitan sulle ka seda, sest minu jaoks oli see elu muutuv. Parim asi, mida enda jaoks teha sain, nüüd nimetan iga päev oma nahka, sest valusatest ja põletikust punnidest on järele jäänud õrnad armid ja ravi hakkas juba mõjuma paari kuu möödudes. Ma ei tea, kas te näete, aga mu tegelikult näonahk on olnud väga korras juba viimased paar kuud ja mul ei ole kindlasti seda Rokotanet vaja. Ma olen kindel, et see paljudele toimib, lihtsalt ma olen otsustanud, et ma ei taha seda teekonda ette võtta. Ikkagi see on väga suur hoop kehale ja ma ikkagi üritasin siis, kui mul oli akna ja mõtlesin, et nagu kindlasti on teisi viise ka ja oligi. Nii et see on täiega nagu individuaalne, et kuna mul praegu näonahk korras, siis jah. Oh my God. Kuulge, nüüd teil üks heit küsimus ka, eks ju? Nii et valmis. Kas sa pole kunagi mõelnud, et su välimuse, täpsemalt kulmuterpsmed pärast ükski mees sind ei taha? Mis nendel viga on? Ma arvan, et ma olen väga nagu tavalise välimusega neiu, et minus ei ole midagi liiga ekstreemset välimuse suhtes, nii et what you talking about? Ja nagu mis küsimus on? Ma ei tea, inimesed on imelikud. Miks sa arvad, et mehed mind ei taha? Tahavad ikka, ma lihtsalt ei neile. Okei. Lihtsalt naera. Nii. Ja siis on nii haige, et kohe järgmine küsimus on. Sa oled nii ilus, armas, hooliv, tark, tubli. Ma ausalt hakkan sulle ise kaasast otsima nii. Ma ei saa aru, kuidas selline naine vallaline. Päris ausalt. You see the difference? Kuidas see on võimalik, et üks küsib niimoodi ja teine küsib niimoodi? See on täiesti haige. Jaa, otsi. Ja anna mulle teada. Aga aitäh, nii nunnu. Kuidas Aridaga suhtlus on, kui ta ei ole Eestis? See on nii huvitav, et nii nagu... Kuidas niimoodi? Kes see küsis seda? On minu küsimus. Aga väga hästi. Ta käib ju Eestis. Selles mõttes, et ta ei ole ainult Soomes. Et ta käib Eestis, siis me saame alati kokku enamus kordadest. Eile ka käisime väljas, et nagu, ja nüüd meil on ka planeeritud jälle, kui ta tuleb. No jah, meil sellist igapäevast suhtlust nagu ei ole, aga ega ma ütlen ausalt, ma ei ole ka selline inimene, kes tahaks iga päev kõigiga suhelda, et nagu ma pigem eelistan seda, et ma võib-olla vahepeal updating on mingi ekstreemne asi kohe vaja öelda, aga et ma jätan kõik selleks, kui me saame kokku, siis nagu näost näkku rääkida, et nagu ja kõik on väga hästi. Nii et it's fine, ärge muretsege. Kuulge, aga sellega said küsimused läbi. Ma loodan, et teile meeldis, väga huvitavad küsimused olid. Ja aitäh, et vaatasite ja olge siis valmis, ma ütlen ausalt, ma veits kardan monteerida neid järgmisi vloge, sest ma lihtsalt mäletan, või tean, et mul on olnud rasked ajad ja võib-olla need ei ole kõige positiivsemad vlogid või nagu te näete mind nagu väga haavatavas seisundis. Nii et I'm sorry, nagu ma üritan enda vana mina tagasi saada, kes on happy puppy ja nagu ühesõnaga, I'm trying. Nii et andke mulle natuke aega. Ma siiamaani taastun sellest kõigest ja nüüd on natuke parem juba, aga see oli vahepeal ikka väga halb, ütleb nii. Aga it's fine, nagu Katy Perry ütleb, after a hurricane comes a rainbow. Jep, ehk siis pärast nagu tormi tuleb vikerkaar. Ja sellega ma arvan, et ma panengi selle punkti siia, et võib-olla teil ka, kui teil on mingid raskemad ajad, siis teadke, et pärast tormi tuleb vikerkaar või päike, kuidas te iganes tahate seda öelda. Mina tänan ja Joosep tänab ja näeme juba järgmises videos. Tšau! Te Joosep ka. Tšau! Ma ei tea, kas te näete.